Mis on sinu turvabaas? Mis on sinu vundament ettevõtluses? See on see küsimus, mida iga alustav ettevõtja võiks küsida endalt, enne kui ta läheb kogu oma säraga alustama midagi. Ja põhjus on selles, et säraprojektid, uued geniaalsed ideed, uued katsetused on kõik toredad ja omal kohal. Aga kui sa oled alustav ettevõtja, siis alustada õhku lossi ehitamist ei ole järjepidev ega jätkusuutlik tegevus iseenda närvisüsteemi suhtes. Kui su turvabaasiks on näiteks teine töökoht, et kui sa oled töötaja rollis või siis sul on vanemahüvitis või siis sul on mees või naine, kes siis toetab, ehk siis, et see turvabaas on olemas, siis alles tuleks tegeleda säraprojektidega. Ja turvabaasi alla lähevad need teenused ja tooted, mis vastavad teatud tingimustele. Töölehel on ideed teil olemas, mis tingimustele peaks vastama. Turvabaasi teenuse ja toote puhul on ülioluline paika panna summa. Mis on see miinimumsumma igas kuus ettevõtluses, mis on oluline sulle, et sa jääksid ellu reaalselt, füüsiliselt, et leib oleks laual. Ja et sa tunneksid, et kodu oleks ka katuseks pea kohal. Et minul on näiteks see summa siis 1500 €. Et ma tean, et see on see summa, millega ma suudan oma pere nii-öelda ära toita, sellepärast, et praegu ma olen ainukene pere sissetulekut loov tegelane. Ehk siis, et 1500 €. Kui sul see summa on teada, siis palun pane kirja, mitu tundi kas nädalas või siis kuus saad valmis turvabaasi jaoks panustama. Turvabaas ei ole kõige seksikam asi maailmas. Ja see tähendab seda, et kui me paneme liiga palju aega sinna, siis meil ei jää aega säraks, meil ei jää aega nendeks ambitsioonideks, meil ei jää aega katsetamiseks ja mängimiseks, mis tegelikult ettevõtluses on ülioluline osa. Turvabaas peab võtma minimaalselt aega sinu nädala ja kuu plaanist. Näiteks sa saadki ise mõtelda, et kas see on üks päev nädalas, sa tegeled selle turvabaasiga või siis iga päev tund aega, et ise otsusta ära. Ja minu näite puhul on siis turvabaasiks raamatupidamine, et mul on raamatupidamise kliendid 100 tükki ja ma teen järjest nende raamatupidamist. Ja siis on 3 teemat, ehk siis turvabaasi teenused, tooted peaksid olema siis sellised, mis on poolautomaatsed, ehk siis, et mõtle välja tegevused, seal töölehel sa saad järjest kirjutada erinevaid tegevusi. Ehk siis, et mis on need tegevused sinu puhul, mida sa saaksid pakkuda teenuse või tootena ja on poolautomaatsed, suhteliselt turvalised. Sa tead, et see toimib, see peab olema realistlik, ei ole unistus, vaid realistlik toimiv teenustoode. Teine kategooria, millele võiks turvabaasi teenustoode vastata, on siis see, et ta ei tohiks sinul liiga palju ajumahtu või keskendumisfookust nõuda. Midagi, mis tuleb loomulikult poolautomaatselt, on sul selliselt meisterlikkuse tasandil ära disainitud. Ehk siis mina võin keset tööd raamatupidamist teha, vaadata samal ajal multikaid, et see ei sega, raamatupidamine ei sega mu multika vaatamist, sest see on minu aju jaoks nii loomulik oskus juba. Ja 3. kriteerium, mis siis on, et ta peaks olema mingi selline teenus või toode, mis ei vaja aktiivmüüki. Ehk siis, et see kurnab meid kogu aeg nähtav olla, särada oma turvateenustega, see kurnab. Kui mul on vaja raamatupidamise kliente juurde, siis ma lihtsalt otsustan, et mul on vaja juurde ja siis nad tulevad. Ma igapäevaselt ei otsi endale raamatupidamise kliente. Täpselt samamoodi igapäevaselt mul raamatupidamise kliendid ei lähe minu juurest ära. Nad on ikkagi tavaliselt aastaid, kuid ja nii edasi ja mul on ette teada, kui nad liiguvad edasi. Ehk siis, et midagi sellist tegevusteenus või toode, mida sa ei pea igapäevaselt müüma ja sa tead, et su klient on sinuga ja sa ei pea selle pärast nagu eraldi pingutama. Et need on need 3 olulist kriteeriumit lisaks siis rahale ja ajale turvabaasi loomiseks. Nii et edukat turvabaasi loomist, et mida suurem ja tugevam sinu vundament on, seda suuremal õhulossi või lossi, sel juhul ta ei ole enam õhk, vaid ta on päris loss, ettevõtluslossi sa saad ehitada.
mida tugevam sinu vundament on, seda suurema lossi sa saad ehitada oma unistuste jaoks.